Okei. Ma väga soovin, et püha vaim võtaks kõik üle, et ta kasutaks mind, et ma võiks olla ainult see toru ja kanal, keda Jumal nagu siis kasutab, et oma sõna välja rääkida, et midagi oleks minust ja kui te lubate, siis ma paletaksin. Kas Taeva isa, ma palun kogu südamest, et sinu sõna saaks täna voolata, et see tuleks sinu käest, et taevas oleks siin lahti. Täida minu suu, issand, oma sõnaga. Las olla elav, las olla selge, las olla puhas. Aita mul ise ennast maha panna, et issand, mind ei nähtaks siin, vaid ainult sind, Jeesus. Ja ma palun issand, et iga kuulja, iga üks, kes siin on, et süda oleks avatud, et süda oleks lahti, et sina ise sosistad, ise räägid meie sisse, meie vaimu. Olgu issand tänase sõna leevaks meie kosutuseks, ülesehitamiseks, kui ka korrigeerimiseks ja hoiatuseks. Issand, me palume seda sinu kallil nimel. Me palume, issand, et see koht, aeg ja meie pered ja meie ise oleksime kaitstud, Jeesus, sinu kalli vere all ja et sinu käed oleks kõigi meie üle. Jeesus, me palume seda sinu kallil väelisel ja imelisel nimel. Amen. Õigemini ma küsisin Merikese käest, et kuidas läheb. Merik ütles, et tööd on palju, töötegijaid on vähe. Ja ma võiksin kirjeldada, et sama olukord on ka siis minul. Et ma näen, et tööd on nii palju. Just inimestega meie ümber, mu enda kodus. Meile just sündis 7.6. aprillil, nii et me olen siis peaaegu täisaega toimkonnas kodu, ütleme, köögitoimkonnas koristan, seal teen, toimetan, nii et tegemist on, see on niisugune periood, kus naine peab olema selle pisikesega, siis ma saan aru. Aga samas on ka nagu inimesed, kellega kohtun ja räägin ja palvetan ja see on minu teenistus ja nii nagu Jumal siis kokku viib inimestega. Et rääkida nendele sõna üles ehitada inimesi. Ja kas sa usud seda, et kui sina siin istud täna ja kuulad kõike seda ja siin käid aeg-ajalt, oled sa nagu täpsemalt mõelnud või endale selgeks teinud, missuguse pilguga Jumal sinu peale vaatab? Mismoodi Jumal vaatab sinu peale? Jumal ju tahab, ma usun, sa oled nõustud minuga, et meist kõigist teha töötegijad tema põllu peal. On see nii või ei ole? Jumal ju tahab sind kasutada, tahab sind täita, tahab sind vormida ja kujundada ja teha sind astjaks, kelle sisse oma vaim valada. Kas sa nõustud minuga, et me oleme nagu sellises ettevalmistamise koolis praegult. Paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud. Kas sina tahaksid osutuda valituks? Ja või? Loomulikult, me kõik tahaksime olla valitud, sellepärast, et see au ja see vägi, mis Jumal tahab meie sisse valada, see on niivõrd võimas ja see on niivõrd väeline. Ja see on ainult selleks, et tema kuningriik üles ehitada ja tema nime saaks austatud. Mitte meie nimi, oled sa nõus? Jumal ei võia meid selleks, et meie paistaksime silma, vaid et Kristus saaks esile meie kaudu. Ja mul läks täiesti ilmutusena alles nüüd lahti selline, hoiak, milles ma olin nagu kogu aeg nagu kinni. Mina mõtlesin kogu aeg, et Kristus, või ütleme, mina kasvan Kristuses. Halleluuja, sina kasvad Kristuses. Kus on fookus? Kui sina ja mina kasvame Kristuses, siis fookus on meie peal. Aga tegelikult on ju vastupidi. Kristus
kasvab meie sees. See peaks olema nagu see meie siht ja meie koostöö Jumalaga, et meie laseme tal kasvada enese sees. Ja mis peab meiega saama? Nagu Risto ja Johannes ütles, mina kahanen, aga tema peab kasvama. Mul on äärmiselt selline viimane periood. Ma julgen öelda, et mitte kerge, suht raske. Mitte sellepärast, et probleemid oleks, vaid see on selline nagu teistmoodi koorem, mis Jumal on andnud. Ja see on inimeste pärast. Ja vahel on selline tunne, et mind tõmmatakse lõhki mu enda laste poolt ja siis veel inimesed tulevad oma probleemide ja oma hädadega ja vajavad nagu abi ja ülesehitamist ja palvet. Et kurbusega ma nagu näen, et paljud inimesed lähedal, ütleme, tutvusringkonnas on sellised juhtumid, kus abielud lähevad praegu katki. Ma räägin kristlastest, kes on nagu siis Jumalaga lepingus, aga abielud lähevad katki. Sidumistes on alkoholiprobleemid ja teemonlikud sidumised, on igasugused sellised rõhumised, stressid ja masendused. Inimesed nagu ei ole vabad. Nad on nagu vaevatud ja koormatud ja siis kuidagi üritavad nagu Jumalaga asju ajada ja siis see sõna nagu ei tööta, nagu ei toimi nende jaoks. Ja ma nagu küsin ikka ja jälle Jumala käest, et miks on niimoodi? Miks on nii? Miks inimesed ei saa vabaks? Jääb vahest selline tunne, et nagu oleks nõrk või selline väeti Jumal meil. Et nagu ei ulatu nagu inimestele. Et on selline tunne, et selline dinosauruse Rexi käed on, et lihtsalt ei ulata inimestele. Aga tegelikult see ei ole ju tõsi. Jumal on ju maksnud oma pojas sellise hinna. Valanud, Jeesus on andnud oma vere, oma elu meie eest. Ja ta on võitnud nagu saatana, ta on võitnud pimeduse väed. Ta on avanud meile võimaluse tulla tema juurde, et me saaksime vabaks, terveks, puhtaks ja pühitsetuks. Ja ometi inimesed ei tule nagu lõpuni Jumala juurde. Ja ma saan aru ühest asjast, milles on üks selline nagu peamine probleem, mida Jumal on hakanud mulle näitama, mis siis on nagu see takistus, miks inimesed ei saa vabaks. Inimesed ei saa sellepärast vabaks, et nad ei usu Jumala sõna. Nad ei usu Jumala sõna. Nad loevad Jumala sõna, nad mõtlevad nende asjade peale, tunnistavad seda, aga nad tegelikult ei usu, mida Jumal on öelnud ja mida Jeesus on öelnud, et kes oma elu üritab päästa, see kaotab selle. Aga kes kaotab minu pärast, see just leiab selle. Ja teate, selle vana loomusega, selle vana inimesega, kes nagu sõdib vaimu vastu, temaga on nagu selline salakaval hoiak või selline peidetud vägi sees, et ta üritab, see vana loomus üritab kogu aeg seda vana ja uut kokku miksida oma vahel. Vana loomust ja uut miks. Ma ei taha enda elus loobuda, aga ma tahan Jumala õnnistusi saada. Ja ma ei ole nõus oma elu ära andma, aga ma tahan Jumalat kui oma ellu ühte lisandit saada. Ja teate, see ei toimi. Ja ma nagu vahest mõtlen, et huvitav, et millest siis asi, miks inimesed ei saa vabaks, miks nad ei saa terveks, miks nad ei saa puhtaks, miks nad ei saa sellesse pühitsetud ellu, puhtuse ellu. Tead, et selle vastu ju käib sõda, et see ei oleks puhas.
et sa ei püsiks puhtana. Aga puhtana me saame püsida ainult siis, kui me oleme Kristuses, kui me oleme Jeesuses. Seal me saame puhtana ja vabana ja tervena püsida. Ja inimesed ei usu üldiselt, kui ma olen nagu rääkinud ja paletanud inimeste meelest, inimesed ei usu Jumala sõna. Ja teate, sõna ju ütleb niimoodi, et Jeesus ütleb ise, et miks te nagu ütlete mulle, issand, aga ei tee nii, nagu ma ütlen teile. Olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad. Kui palju me lihtsalt kuuleme, tervist. Et kuuleme, aga me ei tee. Ja mul on vahel selline tunne ja ma näen, et midagi on tõenäoliselt õpetuses viga. Et mida siis inimestel on õpetud, mida siis kantslist räägitakse. Mis õpetust inimestel antakse? Kas sa tead seda, et kui sul antakse õpetust, mis on Kristuse Jumala sõnaga kooskõlas, see peab kandma vilja. Ja tead, millist vilja see peab kandma? See peab kandma sellist vilja, mis viib sind pühitsusse. Et see on, ja mis on pühitsus? Oskad sa öelda? Peast. Mida Jumal mõtleb pühitsuse all? Pühitsus on see, et sind eraldatakse Jumalale. Sind ju, ma kohe jõuan selle juurde tagasi, mis tähendab seda, kui Jumal on öelnud oma sõnas, et ta on kiskunud meid välja pimeduse meelevalla alt. See välja kiskumine ei ole selline siuke meeldiv tegevus. Meile pannakse ka, kuidas need hobustele valjad ja need asjad nagu peale pannakse. Pannakse need peale, et meid tõmmatakse välja. Me pannakse olukorda, kus me hakkame tegelikult väga halvasti ja raskesti ennast tundma. Ja ma kohe räägin, miks, et Jumal laseb seda teha. Ja laseb meile langeda või osaks saada teatud raskustesse või probleemidesse, et me hakkaksime nägema, et me vajame Jeesust, et me vajame Jumalat. Ja teate, milles on paljude nagu, mis on nagu probleem, et miks ma näen, et inimeste eludes usk ei toimi. Ei toimi usk. Tunnistavad sõna, räägivad sõna, elavad oma arust sõna järgi, aga ei toimi. Sidumised, patt möllab, patt valitseb ikka inimeste eludes. Asi on selles, et paljud ei usu, et patute elu on võimalik. Sellest ei räägita väga palju, et patute elu on võimalik. Ja seda ei ütle mitte mina, vaid seda ütleb Jumala sõna. Ja vaata, Jumala sõna, kui minul läks see lahti, sest et Jumal ütleb, et patuta elu on võimalik, sest ma ütlesin, et ei ole võimalik. Kui ma hakkasin seda nägema, ma olen piiblit lugenud, ma ei tea, 30 millegagi aastat. Ja siis järsku näen, et patuta elu on võimalik. Teate, ma lihtsalt toon ühe kiire sellise näite siia vahele. Et see oli 2006 aasta, kui ma läksin missioonile Afganistani. Ma olin enne seda olnud kristlane oma arust 16 aastat. 16 aastat. Ma sain kuskil seal 91 või seal 90-ndatel nagu päästetud ja ma lugesin Jumala sõna, ma leidsin oma sellise vana piibli, kus mul oli kõik läbi kriipsutatud, alla tõmmatud, joonitud ja ma ükskord avastasin, oi, ma olen saanud selliseid ilmutusi ja mis on mind puudutanud. Aga ma lugesin sõna lihtsalt oma mõistusega ja see oli mul mõistuses, see ei olnud mul südames. Ma ei olnud lõpetanud patu tegemas, ma ikka panin pidu, ma käisin tüdrukutes ja nii edasi, peneldasin sinna ja tänna. Ma ei olnud nagu lõpuni ennast Jumalale andnud, aga ma arvasin, et ma olen kristlane, ma olen normaalne kristlane. Kuni siis selle hetkel ma läksin missioonile Afganistani ja teate, see
keskkond, kuhu ma läksin, see oli sõjatsoon. Meil oli väljaõpe ja meil oli hea väljaõpe. Me olime relvastatud ja meil olid nii-öelda varustus ja kõik. Aga ometi see keskkond, see ühiskond oli täiesti võõras ja tundmatu meie jaoks. Ja seal ma ühel hetkel nägin ja mõistsin, et mul ei ole seda harjumuspärast kontrolli olukorra üle. Ma olin nagu sõltuv siis nüüd tiimikaaslastest ja olin siis nii-öelda selles baasis, kus me olime nagu kaitses või kaitstud, sest tegelikult see ühiskond oli vaenulik kõigi nende liitlasvägede vastu ja meie olime täpselt samamoodi sihtmärk. Meie Eesti asjurid ju, kes siis ajas seal asju seal kohalikega, oli Talibani sihtmärk ja meie pidime siis teda kaitsma oma eludega. Panes oma elu nagu riski sellega, et tema saaks turvaliselt käia, et nii-öelda Eesti asja seal ajada või otsida siis võimalusi, kuidas seda riiki abistada. Ja me nägime ja mina nägin, et mul ei ole nagu kontrolli, tavapärast kontrolli. Siin Eestis on kõik nagu turvaline. Ma lähen, millal tahan ja kuhu lähen ja mul ei ole mingit hirmu, et keegi mind võib siin ära tappa. Aga seal oli kõik teistmoodi. Ja seal ma nägin, et minu usk, minu teadmine Jumalast, sõna tundmine, see oli pühitud. See ei olnudki mul. See oli nagu hetkega läinud mu seest. Ja see oli šokeeriv nagu avastus. Ja õnneks oli mul siis arvutikaasas. Ma ei julgenud nagu tunnistada, ma olen nagu kristlane ja ma ei julgenud tunnistada, et ma nagu usun piiblit seal vendadega. Ma tahtsin ikka nagu selline kamraad olla ja nagu vendadega ühtemoodi mõelda, sest ma teadsin, et kui ma hakkan ütlema, ma olen kristlane, siis on kohe vahe sees ja siis ma olen nagu selline nagu eemale tõugatud, sest need vaimsused ja meelsused olid ju nii erinevad. Aga ometi ma otsustasin, et ma hakkan iga päev lugema Jumala sõna. Ja kui ma hakkasin Jumala sõna lugema salaja seal arvutis, seal audiopiiblist, teate, ma lugesin sõna nagu mitte kunagi varem. Sest see hirm, mis mu sees oli, ma väliselt ei näidanud seda välja, aga mu sees oli ebakindlus ja ma sõin Jumala sõna nii nagu mitte kunagi varem 16 aasta jooksul. Ma võtsin iga sõna ja sõin seda ja sõin enda sisse ja see ütlen, kuulub mulle, see on minu oma. Lugesin Taaveti kirju, kuidas ta oli seal Jumala poolt kaitstud vaenlaste eest ja ta palus, et hoia teda vaenlase püünist eest, et hoia teda auku kukkumast ja mõtlesin, see on mulle, see on täpselt mulle. Hoia mind nende lõhkepeade eest, mis pannakse meile tee peale ette, et hoia. Ja teate, mida rohkem ma niimoodi sõin Jumala sõna, seda rohkem mu sees hakkas usk kasvama. Ja see hirm oli ühel hetkel läinud. Ja see rahu, mis ma seal sain, see vundament, see jalgealune, see oli niivõrd kindel, et ma teadsin ühel hetkel, et mul ei saa mitte midagi juhtuda, kui Jumal seda ei luba. Mitte midagi. Ja see usk ei ole siiamaani kadunud, vaid see on ainult kasvanud. Ja sellepärast me peame võtma Jumala sõna niivõrd tõsiselt, niivõrd nagu täiesti A ja O-na, ta on elu, ta on vägi, ta on relv, ta on ka kohtumõistja. Et kui sa sõnaga üheks ei saa, siis see sõna mõistab sinu üle ükskord kohut. Aga parem on lasta selle sõnal täna enda seest läbi käia. Sest ühel hetkel Jumala sõna ütleb, iga põlv nõtkub Jeesuse ees. Iga keel tunnistab, et Jeesus on issand. Ja kui me täna selle otsuse teeme, et las sõna muudab mind, mitte mina sõna.
Teate, kui palju ma näen seda, kuidas sõna väänatakse? Helde aeg, kuidas sõna tehakse nii meeldivaks ja nii nagu selliseks nunnuks, suhkruga pannakse üle ja siirupid peale ja ei räägita meeleparandusest, ei räägita enam üldse nagu kohtumõistmisest ja Jumala karmusest ja pühadusest. Ta on ainult armastav, ta on ainult hea ja ta tahab ainult õnnistada ja nii edasi ja nii edasi. Teate, et see õpetus viib inimesed põrgusse. Sest inimesed ei hakka meelt parandama sellise jutu peale. Nad saavad nii vale evangeeliumi. Jah, ta on armastus. Jah, ta on püha. Aga ta on ka õiglane. Mitte midagi patu, mis on patt meie sees, ei saa taevasse. Mitte midagi, mis on patune, ei saa Jumala ligi. Ja seepärast iga asi, iga pimeduse asi, iga patu juur, olemus peab meie seest välja saama täna. Ja tead, sõna ju ütleb niimoodi, kes on sündinud Jumalast, ei tee enam pattu. Ma loen sulle seda. See on 1. Johannese kirjas ja 5. peatüki lõpust ja ma loen 17. salmist. Las sõna ise teeb tööd. Kõik ülekohus on patt, aga on pattu, mis ei ole surmaks. Me teame, et ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu. On sinu pilbis ka niimoodi kirjas või? Et ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, sest Jumalast sünnitatu hoiab ennast ja kuri ei puuduta teda. See tähendab seda Jumala sõna järgi, et saatan ei saa sind puudutada, kui sa oled Kristuses, kui sa oled patuta inimene. Sõna ütleb, et ta ei saa sind puudutada. Kuidas siis on sellega, et miks inimesed vahest, mind ajab vahest tunnen nagu püha vihale. Saatan ründab mind. Saatan tead lõhub ja märaseb mölla, palvetage mu eest. Et ta lõpetaks selle ründamise ära. Aga siis peame küsima, kus on see uks? Kus on ta saanud õiguse? Miks ta on saanud õiguse sinu ellu? Sellepärast, et Jumala sõna ütleb ju väga selgelt, ärge andke maad kuradile. Kreekakeelne sõna maad tähendab õigust. Kui tal ei ole õigust, ta ei saa tulla. Ja me saame olla täpselt nii nagu Jeesus. Kui Jeesus ütles niimoodi, saatan tuleb, vaata ta tuleb ja ta ei saa must mitte midagi. Kui me oleme Kristuses, siis ta ei saa meist mitte midagi. Saatan sõelub meid nagu nisu, et otsida asja kohta, millele temal oleks õigus sinu elus. Aga meie peame kõik need õigused ära võtma talt. Ja ainuke viis, kuidas me saame saatana käest õigused ära võtta, on kuidas? Alistuge Jumalale ja pange vastu kuradile. Siis ta põgeneb. Alistumine on võti. Ja teate, paljud ei ole nõus alistuma. Nad ei alistu Jumalale. Nad võtavad Jumalat kui džinn pudelis. Jumal, tule välja korraks. Mul on mõned soovid. Ja siis uristatakse need soovid ette. Aga Jumal ei ole selline. Jumal on püha Jumal. Ja Jumal tegutseb meiega ja tegeleb meiega hoopis muul eesmärgil. Kui selle eesmärgil, et meil siin elus hea ja kuidagi mõnus oleks. Ta lõhub, ta purustab kõik selle, mille me oleme ehitanud lihas oma elus. Ta lõhub ära need asjad. Sellepärast, ja see on Jumala arm, sellepärast, et mitte midagi lihast meist enesest ei saa taevasse. Me ei saa mitte midagi siit kaasa võtta. Ja Jumala eest, et me ei oleks need, kes oma koda ehitavad millest? Puust, lehtedest, okstest.
vaid me ehitaksime oma koja kalliskividest. Ja mille peale? Kalju peale. Kes on kalju? Kristus on kalju. Jeesus on meie issand ja meie päästja. Ja vaata, siin samas veel ütleb niimoodi, aga me teame, et meie oleme Jumalast ja et terve maailm on kurja käes. Aga me teame, et Jumala poeg on tulnud ja andnud meile mõistmise ehk siis arusaamise, et me tunneksime ära tõelise. Tõeline on suure tähega ja kes on tõeline? Jeesus. Et me tunneksime ära Jeesus. Teate, ma ütlen teile suure kurvusega, et paljud ei tunne Jeesust isiklikult. Nad ei tunne Jeesust isiklikult. Paljud tunnevad Jumala sõna, tsiteerivad seda, teavad seda, aga isiklikku suhet ei ole. Paljud tulevad minu juurde, ütleb Jumal. Paljud kohtupäeval ja ütlevad, issand, me oleme teinud vägevaid tegusid sinu nimel ja loevad ette veel nimekirja, ajanud kurja vaime välja, imetegusid ja tunnustähti ja nii edasi. Mida Jeesus ütleb? Ma ei tunnegi teid. Oled sa nõus, et need inimesed on petetud? Et meie ei oleks petetud. Et meie ei oleks selles olukorras. Sellepärast meil on täna Jeesust vaja tunda. Et me ei aja mingit teenistust taga. Me ei ajaks imesid taga. Ei ajaks tunnustähti taga. Vaid otsiksime Jeesust kui oma isiklikku päästet, et meil oleks suhe temaga. Elav suhe. Mitte surnud suhe. Sest kiri ju tapab. Kui sa loed kirja, siis see tapab sind. Kui Jumal ei pane oma elu sinna sisse, kui Jumal ei täida, kui Jeesus ei täida seda püha vaimuga, mida sa loed, siis see tapab sind. Niimoodi ütleb Jumala sõna. Sa muutud religioosseks. Sa muutud lõpuks venna tapjaks, kui sa oled religioosne. On ainult 2 teed, Aabeli tee või Kaini tee. Kaini tee oli see, mis viis venna tapmiseni. Mõlemad ju teenisid Jumalat. Üks omal viisil, aga teine Jumala viisil, Jumala õpetatud viisil. Et me tunneksime ära tõelise ja siis, kui me tunneme ära tõelise, siis me oleme temas ja siis on meil armastus tema vastu. Ja Jumal ütleb, et kes mind armastab, see peab mu käske. Ja mis on tema käsk? Armastada oma issandat kord nädalas. Kogu südames, kogu jõust, kogu väest, kogu meelest. Ja tead, mis tähendab armastada issandat? Mis tähendab armastada kedagi? Kui ma näen, et kui paljud abielud lähevad praegu katki, palju suhted lähevad katki, palju mu lähedaste suhted on läinud praegu karile, sellepärast, et inimesed on enesekesksed, egoistid. Nad ei suuda oma elu maha panna. Aga armastus ongi ju see, mis viib selleni, et ma panen oma elu maha. Kes usub minusse, ütleb Jumala sõna, Jeesus õigemini. See on ka kohustatud elama nii, nagu mina elan. Mina elasin või mina olen. Jeesus pani oma elu maha. Ta pani meie pärast selle maha. Ja mis sa arvad, mismoodi Jeesus siis sootab meie suhtes? Et sa võtaks teda kui mingit lisandit oma elus. Või võtaksid sa teda kui oma issandat, kui oma ainust päästjat, kui ainust tervendajat, kui ainust varustajat, lunastajat, ainust. Et me ei oleks mitte, ma kohe võib-olla räägin ka, et me ei oleks need, kelle ümber nagu, et me ei oleks need, kelle ümber elu käiks. Minu ümber, minu vajadused ja nii edasi. Vaid meie elu käiks ainult Jeesuse Kristuse pärast, et me oleme tema pärast siin. See on põhjus, miks me siin oleme, on ainult Jeesus Kristus. Mitte see, et siin on mõnus koos lahe käia. Mulle nii meeldib teiega suhelda, üksteisega siin niimoodi läbi saada.
midagi uut kuulda või? Ei, meil on ju põhjus, miks me siin oleme, et me tunneksime täna ära Jeesuse Kristuse. Mis on tema südame hüüe täna? Mis on tema kõnetus täna? Ja tead, ma ütlen sulle ausalt, tema hüüe on see, et parandage meelt. Parandage meelt. Seda ei ole viimasel ajal üldse räägitud. Ma ei kuule, et paljudena räägitakse meeleparandusest. Kas patuse palve päästab meid või? Kas oled, mina näen sellist õpetust praegu, et teed patuse palve, košer, kui korras. Aga tegelikult patuse palvega sa ei ole veel päästetud. Sellist asja ma näen, Piiblis ei ole patuse palve. On küll see, et kui sa usud oma südames, et Jeesus on issand, et on üles tõusnud, siis sind päästetuks, kui sa veel seda suuga tunnistad. Päästetakse, on kestev tegevus. Sellest hetkest hakkab sinu päästmise operatsioon peale. Ja sõna, mida Jumal ju kogu aeg räägib, mida apostlid rääkisid, mida Jeesus rääkis, mida Rist ja Johannes rääkis, oli kogu aeg üks, kuidas nad alustasid teenistusi. Jumal teid niivõrd armastab. Või parandage meelt. Jumala riik on lähedal. Parandage meelt. Jumala riik on lähedal. Ja tihtipeale me nagu mõtleme, et sellest piisab. Oleme ühe korra palve, selle pääste palve teinud, et sellest nagu on nagu küll. Aga tegelikult ei ole ju. Tegelikult ei ole. Ja vaata, Kolosta kirjas ütleb niimoodi. Ma tahan nüüd näidata sulle sellist asja, mida ma hakkasin nägema Piiblist. Ja see on üsna ehmatav. Kui Piibel ütleb, oled sa nõus, et Piibel ei lähe oma enda sõnaga vastu olla? Kui Piibel ütleb, et kuri ei puuduta, see, kes on sündinud Jumalast, see ei tee enam pattu ja kuri ei puuduta teda. No kuidas siis on niimoodi, et saatan saab kogu aeg siin lüüa ja võimutseda ja peremehetseda ja nii-öelda teha oma kurja tööd? Miks see on niimoodi? Ja siis paletatakse ja sõideldakse ja midagi nagu ei toimi. Vahest on selline mulje, jääb selline, nagu on selline tunne. Minu jaoks oli šokeeriv selline asi, et sõna ütleb, et Jumal ise annab meid kurjade vaimude võimusse. Tema annab. Ja vaata, Jumala sõna on selline niivõrd karm. Ja ta ütleb Kolosta kirjast, et niimoodi, ma loen nagu alustuseks. Ma loen Kolossa 1:10. Et te käiksite issanda väärilised, talle kõigiti meeldida püüdes. Kõigiti meeldida. Kandes vilja. Halleluja, jälle vili. Kas see õpetus, kas see tõeks pidamine, mis sul täna on, kas see kannab vilja? Mis vilja su elu kannab täna? Kas see on pühitsuse vili? Kas sa lähed puhtamaks? Kas sa lähed rohkem Kristuse sarnaseks? Või lähed sa rohkem iseennast täis? Kes sinu sees kasvab? Kas sina kasvad või Kristus kasvab? Mina tahan, et Kristus kasvaks. Kristus peab meie sees kasvama, kui me tahame temaga koos asja ajada. Ja siis ta ütleb, et talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises. Ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda, kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga, tänades isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa saama pühade pärandist valguse riigis, kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa poja kuningriiki. Kiskuma välja on jõuline tegevus. See ei ole selline nagu meeldiv tegevus, kui sind kisutakse nii-öelda lõukoerte hammaste vahelt ära. See saatan ei lase ju sind niisama ära. Me näeme ju seda
piibli lugudest küll ja küll. Iisraeli ajaloos, kuidas Vaaro lõpuks tahtis nad ära tappa ja kuidas sõditi, kogu aeg on see sõdimine vaimu ja liha vahel, see vana ja uue ja pimeduse ja valguse vahel. Ja pimedus ei lase sind niisama lahti. Ja sellepärast Jumal ütleb, et kisub meid välja, seal ta kasutab jõudu. Meie enda loomus, meie enda olemus ei taha, see on kummaline küll, aga ta ei taha tulla vabatahtlikult. Meie loomus on mässav, ta on Jumala vastane. Ja hämmastab, et Jumal selliseid tegelasi armastab nagu sina ja mina. Uskumatu. Ärge olge uskumatud. Ei tohi ütelda sellist sõna nagu uskumatu. Tühistame selle sõna uskumatu. Üllatav. Ja. Ta armastab meid. Ja sellepärast ta sõdib meie eest. Ja vaata, sellepärast Jumala sõna ütleb ka niimoodi, Psalmides 32:9 väga hästi, et ärge olge nagu hobused, nagu muulad, ilma aruta. Tead, kes muulad on või? See on hobuse ees ristsugutis. Need on sellised tugevad tööloomad, aga sigimisvõimetud. Nad ei paljune, nad ei kanna vilja. Nad teevad head tööd, aga nad ei kanna vilja. No, seeme ei toimi nendel, saad aru. See on muul. Sellepärast Jumal ütleb, et ärge olge muulad. Ärge olge nagu need, kes vilja ei kanna. Neid tuleb suuliste ja valjastega taltsaks teha, muidu nad ei tule su ligi. Ja Jumala sõna ütleb, et ärge olge sellised. Ja nüüd ma tahan sulle lihtsalt näidata kiiresti 4 asja, 4 põhjust, kus kohas Jumal annab meid teemonlike vägede kätte. Kui me ei kuula sõna, kui me ei tee nii, nagu Jumal ütleb, kui me ei alistu talle, siis Jumal kasutab teatud meetodeid. Ta laseb meile hundid kallale. Ta laseb meile kurjad vaimud kallale. Aga teate miks või? Sellepärast, et me jookseksime Jumala juurde. Et me läheksime tema, selleks, et me saaksime aru, et ei ole teist võimalust, ei ole kolmandat varianti. On ainult 2 varianti. Kas Jumal või saatan. Kas valguse riik või pimeduse riik. Ei ole rohkem võimalusi. Ei ole oma elu, mida me arvame, et me tahame oma elu siin mõnusalt maa peal elada. Meile see elu, mis meil maa peal on antud, see ei ole mitte elamiseks, vaid see on külvamiseks antud. Maa külvamiseks, äraandmiseks Jumalale. Ja kui me seda seemet, mis meil on antud, seda elu, mis meil on antud, ei külva Jumalasse, elame lihtsalt mõnusalt ära, me oleme raisanud oma elu. Me oleme raisanud oma elu. Aga Jeesus on öelnud, ma olen tulnud selleks, et teil oleks elu ja seda ülirohkesti. Siis meie panus, meie täispank läheb igavese elu peale. Selle peale, mis on tulemas. Amen? Aga ta tuleb, ta ütles, et ta tuleb tagasi. Ja selle peale meie lootus ongi, et me saame ilmsiks tema tulemisel. Ja sellepärast kogu see mõte, jutlus ongi ainult selle nagu raua või tulega, et mitte oma elust kinni hoida. Sellepärast, et kui sa hoiad oma elust kinni, siis sa annad saatanale maad. Ja tema on sinu peremees. Tema. Ja vaata, on ju 4 põhjust, kus Jumal nagu annab meid nagu teemonite kätte. Esimene on see, kui me käime oma arvamuses, oma mõtlemises. Ja teate, see on 1. roomlaste kirjas ja see on 21 salm. Ta ütleb niimoodi, sest et Jumalat tundes nad ei ole ülistanud ega tänanud teda kui Jumalat, vaid on oma arvamustega jooksnud tühja ning nende mõistmatu süda on jäänud pimedaks.
ma vaatasin kreekakeelsest tõlkest on see, et oma armastega jooksnud tühja, et siin on isegi ühes teises tõlkes on niimoodi, et oma arvamustega on nad jäänud viljatuks. Ei kanna vilja. Aga kas me oleme kutsutud vilja kandma? Ja või ei? Aga kuidas me saame vilja kanda? See on ainult siis, kui me oleme Kristuses. Iseenesest me ei saa. Pole võimalik. Aga kui me oleme Jeesuses, siis seal, mis seemnega sureb? Mis seemnega sureb? Mis seemnega juhtub? Seeme sureb. Jaa, halleluuja. Selleks, et meie elu hakkaks vilja kandma, see peab ju surema. On see nii või ei ole? Ja vaata, oma arvamus ei ole mitte midagi, kui täpsemas tõlkes siis isegi enda kujutlusvõimega vastu vaidlema Jumalale. Oma enda kujutlusvõimega, oma ratsionaalse, mõistusliku mõtlemisega, loogilise mõtlemisega Jumalale vastu vaidlema. Aga meie mõistus on ju seotud ainult sellega, mida me näeme. Me räägime sellest tasandil, mida me näeme, aga Jumal ütleb, et tema on ju nähtamatu, et igavesed asjad on ju nähtamatud asjad. Sellepärast me jäämegi rumalaks ju Jumala ees. Ja kui meil on oma arvamus ja kui me käime niimoodi oma arvamuses kinni hoides, teate, mul on olnud, ma ei tea, kuidas sinuga on, kui ma olen rääkinud inimestele Jumalast ja tsiteerinud kogu aeg sõnaga, aga sõna ütleb, siis mul on kärratud, kas sul oma arvamus polegi või? Mul ei ole midagi teha oma arvamusega. Mul ei ole mitte midagi teha, sest minu arvamus on viinud mind ainult tupikusse, ainult probleemidesse, pimedusse. See on tekitanud mul elus nii palju probleeme. Tänu Jeesusele on ta välja mind tõmmanud seal ja tänu Jeesusele ta tõmbab ka sind välja, ta tõmbab sind, ta kisub välja sind, kui sa jooksed tupikusse. Meie oma arvamusega oleme nagu kadunud poeg, kes leiab ennast ühel hetkel seaküna ees. Me oleme sellised. See on meie loomus, meie arvamus. Ja vaata, et siit ta ütlebki niimoodi, seepärast 26. salmis, seepärast on Jumal nad andnud häbitute kirgede kätte. Nii nagu siis ja häbitud kired tulevad kus kohast, teate või? See on teemonite valdkond ju kõik. Teemonite pärusmaa. Ta annab meid sinna. Kui me ei hooli nagu, kui ta ütleb, et kui ei ole ülistanud ega tänanud tänu Jumalat. Ja 28 salm ütleb nii, ja nagu nad ei ole hoolinud Jumala tunnetuses, nõnda on Jumal nad andnud kõlbmatu mõtteviisi kätte tegema seda, mis on väär. Himudesse ja kurjusesse. Jumal ei lase oma nime pilgata. Kes peab muutuma? Või äkki Jumal? Jumala sõna ütleb, ta ei muutu, ta on see sama, tema ei muutu. Tema jääb see samasuguse. Ta on olnud see, kes oli 6000 aastat tagasi. Ta on see sama, kes on täna ja ta on igavesti. Inimesed on üritanud ju Jumalat nii-öelda ära rääkida, manipuleerida ja mõjutada, aga see ei ole vilja kandnud. Ja see tähendabki seda, et me saame tühise ja väärtusetu mõtteviisi kätte. Ja kui me saame tühise ja väärtuse mõtteviisi kätte, siis igasugune lihategu, igasugune lihalik mõtteviis, maine mõtteviis on vaen Jumala vastu. Meil on antud aeg, et teha vigade parandus. Et parandada oma meel. Ja meeleparandus ei ole mitte midagi kui meele muutmine ja alistumine Jumala sõnale. Aga Jumala tingimustel, mitte meie tingimustel. Ma lähen siit edasi kohe. Teine asi, millega siis me satume, ütleme, vaenlase territooriumile ja meelevalla alla, on see, kui me ajame taga mammonat. Kui me ajame selle maailma hüvesid taga. Sest Jumala sõna ütleb väga selgelt, et te ei saa teenida kahte isandat. Te ei saa teenida mammonat ja isandat. On ikka nii, et ta ühe poole hoiab, teist ta vihkab. Ei saa. Ja mis juhtus Juudaga?
kes oli nii-öelda mammonas kinni. Mis juhtus Juudaga, kes pani kõrvale seda raha? Ta oli äraandja. Ja Piibel ütleb, et ühel hetkel läks saatan tema sisse. See oli Luuka evangeeliumis. Ja tahame või ei taha, kui me läheme mammona meelevalla alla, kui me läheme mammona teenistusse, see viib meid samasse, kuhu jõudis Juuda. Ta andis Jeesus ära. Päris karm. Aga Jumal on öelnud ju selgelt, ärge muretsege, mille pärast, millega süüa, mida juua, mida riidesse panna, kuidas elada, ärge muretseda. Jumal teab kõike seda, mida te vajate. Ja sellepärast paljud ei usugi. Minu jaoks oli see kõige tobedam kirjakoht kunagi. Ma mõtlesin, et ma pean siis mingisugeste kukepükstega ja ma ei tea, mingisuguste 50 aastate särgiga käima, mis on nii vana, et ma mõtlesin, et ma pean nagu räbal käima. Aga Jumal ütleb tegelikult hoopis vastupidi, kui te tahate ja kuulate mind, te saate süüa maa parimat. Te saate süüa maa parimat. Et mammona teenimine, see on see, kui me hakkame maist vara taga ajama. Töö saab meile tähtsamaks. Tööl me peame käima. Aga me peame olema issandas. Ja me peame olema valmis ka selleks, et Jumal kutsub meid välja sellest. Et me ei oleks nii-öelda oma pangalaenude ja liisingute orjad. Jumal, kui sa oled ja kui sinul on mingisugused võlad, palveta, et Jumal sind nendest päästaks ja vabaks. Mina sain vabaks. See on 3-4 aastat tagasi, 4 aastat tagasi. Teate, kui kohtutäitur mul saatis selle kirja, et vabastatud kõigist võlanõuetest, suke kergendus tuli peale, ma lihtsalt nutsin rõõmust, kui hea ja kerge oli olla. Ja ma ütlesin, unustage nüüd ära kõik see panga nii-öelda teenimine. Jumal on minu pank. Ma ei pea nagu seda maist niimoodi taga ajama, niimoodi heaolu taga ajama. Jumal annab. Jumal on andnud mulle 7 last, kuidas sa toime tuled? No tulen, ma ei tea, aga ma tulen toime. Jumal varustab. Ja tõesti ta on ustav selles. Ma olen hea näide, et Jumal varustab. Ma olen täis ajaga Jumala teenimises. Ma olen täis ajaga. Nii et kasuahnus, mammona teenimine viib abielu rikkumisse, laste hülgamisse ja Jeesuse retmisse. 3. asi on see, kus Jumal annab meid nagu saatana alla ja kiusate, ütleme siukse pimeduse kätte, on tead millal? Kes on Vanas Testamendis üks hea näide? Vanas Testamendis on üks hea tegelane. Jaa. Kes oli? Ei. Kes oli? Saul. Saul oli. Ja Sauliga juhtus niimoodi, et ta oli võitud Jumala meest. Tal oli Jumala võidmine peal, aga ta kaotas selle. Sest ta hakkas nii-öelda oma viisil ju Jumalat teenima. Ta ei olnud sõnakuulelik Jumalale. Kui Jumal ütles, et sa pead tapma kõik selle rahva ja loomad ja kõik nii ära. Aga ta jättis järgi. Kelle ta järgi jättis seal? Loomad jättis järgi. Jättis ellu. Ta ei teinud nii, nagu Jumal ütles. Ta tahtis omal viisil. Ta tahtis inimestele meeldida. Tahtis omade inimestele meeldida. Ja temast sai võidmise vastane. Ja ta, nii nagu Uus Testament õpetab meid, et me läheme võidmise vastasesse õpetusse. Meid saavad religioosnikud, meid saavad need, kellel on jumalakartlik nägu, aga salanud tema väe. Hoidku meid Jumal selle eest, et meil on jumalakartlik nägu, aga salanud väe. Sest me oleme ju need, kes kannavad Jumala olemust enda sees, kui me oleme lepingus temaga. Ja meie sõnades, mis on täidetud Jumala vaimuga, peab olema vägi, vabastamaks vange, patuseid, neid, kes on pimeduses. Välja tõmbama neid, täpselt samamoodi. Aga kui me oleme sõnakuulmatud Jumalale ja ei taha, mis tähendab sõnakuulmatus? Saul oli see, ma ei hakka siis pikalt rääkima sellest Saulist, aga ta oli see, kes ei kuulanud Jumala sõna
ja vaata, Jumal ütleb niimoodi, mul on 1. Saamueli 15 ja 22. Siis ütles Saamuel, on issandal sama hea meel põletus ja tapaohvrist, kui issanda hääle kuulda võtmisest. See on ju kõige olulisem. See on parim ohver, mida meie saame tuua Jumala. Kuulata tema sõna. See on nii Vanas Testamendis kui ka Uues Testamendis läbiv ja läbiv. Kui te mind armastate, siis pidage mu käske. Miks te ütlete issand, aga ei tee, nagu ma ütlen teile? Sõnakuulelikkuse või õnnistus tuleb ainult ju sõnakuulelikkuse läbi. Kui me hakkame kuulma tema häält ja minu lambad kuulevad minu häält, ütleb Jumala sõna. Ja siis ta ütleb niimoodi, et see on Vanas Testamendis, see on sama Jumal. Vaata, sõna kuulmine on parem kui tapaohvrid, tähelepanu parem kui jäärade rasv, sest vastupanu on otse kui nõiduse patt, tõrksus, ehk siis vastupanemine on ebajumalate ja teeravite teenistus. Et sa oled hüljanud issanda sõna, siis hülgab temagi sinu kui kuninga. Ja ta andis ta ju kurja vaimu kätte. Ja me teame, et see on 1. Saamuel 18, kus ta ütleb, et järgmisel päeval tuli kuri vaim Jumalalt võimsasti Sauli peale ja ta märatses kojas. Siin on huvitav, et ta on märatses. Ma vist ei jõua sellest pikalt rääkida, aga teises ingliskeelses tõlkes ta hakkas profeteerima. Kuri vaim tuli ja hakkas profeteerima. Ja see on midagi muud. Aga vale vaimu all profeteeris. Ja teate, kus on Uues Testamendis nii-öelda vale vaimu all profeteerija? Lausa vaimuga orjatar. Ta rääkis õiget asja. Need on kõige kõrgema Jumala sulased, kes kuulutavad teile päästeteed. Mis oli seal vale? Mitte midagi on valet. Kõik oli õige. Aga valest allikast. Aga kus me teame, et valest allikast? Mille järgi me tunneme ära, et valest allikast? Me tunneme selle järgi ära, et see vaim viis fookuse inimeste peale. Nende meeste peale. Need on Jumala kõige kõrgemad sulased, kes kuulutavad teile päästeteed. Aga Johannese 16. peatükis ütleb niimoodi, kui püha vaim tuleb, ta juhatab teid kogu tõe sisse ja tema kirgastab ainult Jeesust. Kus on fookus? Jeesuse peal. Jeesus on kõige keskmes ja sellest me tunneme ära, et ka teenistuse nagu sellise olemuse mudeli, ütleme nagu kus on teenistuse nagu fookus? Kus on täna fookus? Jeesusel on fookus. Ainult Jeesus. Et tema oleks kõiges esikohal. Et tema oleks keskmes. Ja meeleparandus. Jeesus. Ja ainult Jeesus. Ja tead, mis see tõrksus? Miks tõrksus on ebajumalate teenimine? Tõrksus, mida siin nimetatakse, on kangekaelne, jonnakas ja harjumustest kinni hoidmine. See on keeldumine muutumast. Kui sa keeldud muutumas, kui sa keeldud maha panemast oma elu, siis sa lähed varem või hiljem ebajumal teenistusse. Ja seda ütleb ka Uus Testament nii palju, et lapsed, Johannes ütleb, hoiduge ebajumal teenistusest. Ja mis viib meid ebajumal teenistusse? On see, kui me elame oma lihale, oma tahtele, oma himudes. 3 asja, mis on maailmas. On lihahimu, silmahimu ja elukõrkus. Nii et kui me paneme vastu, kui me ei ole nõus muutuma, meid antakse ebajumalat teenistusse. Meid antakse. Ja viimane asi. Millal antakse meid piinajate kätte? Kas keegi oskab öelda kohe? Puusalt tulistades. Jaa. Kui me ei anna andeks. Mõtle, mida Jumal ütleb. Millist pattu ei anta andeks? Ja püha vaimu pilkamine. Aga üks veel. Kui sa ei anna oma vennale andeks.
kui sa ei anna oma vennale andeks, oma õele. Ma arvan, et õed kuuluvad ka sinna. Mattuse 18 ütleb ju niimoodi, ma loen seda. Ja me teame lihtsalt, et see on tähendamissõna südametus sulasest ja 34 salm ütles, et isand vihastas ning andis ta piinajate kätte. No kes ei tea, siis ma usun, et kõik on lugenud seda. Et see oli 2 sulast, mõlemad oli kuningale võlgu, üks oli hästi palju, teine oli vähem ja kuningas andis mõlemile sulasele andeks nende võlad. Aga see, kes siis oli vähem võlgu, selle juurde tuli see mees, kes oli palju võlgu kuningale ja hakkas pigistama seda venda. Maksa mulle ära, mis sa oled mulle võlgu. Ja lasi selle sulase vangi panna. Ja siis kuningas kuulis sellest, et halb sulane oli käitunud, et võttis selle oma kaassulase ja lasi vangi panna, sellepärast, et ta ei maksnud talle ära. Aga siis kuningas ütles, et eks sinagi oleks pidanud halastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin. Ja ta isand vihastas ning andis ta, kelle kätte? Piinete kätte. Kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes, ehk siis teemonite kätte. Ja 35 salm ütleb niimoodi, nõnda teeb ka minu taevane isa teile, kui teie, igaüks kogu omast südamest ei anna andeks oma vennale. Päris karm. Sellepärast andestamine peab olema meie loomulik osa, kui me oleme Kristuses. Ja mitu korda sa pead andeks andma oma vennale, kui ta eksib sinu vastu? Jälle. 7, see tegi 490 korda. Ja teate, kui ma ei heksi, see tähendas midagi, et issand on halastaja midagi niukest. Kui te teate, et heebrea keeles on need numbrid on ka tähtedes. Ja kui sa paned need numbrid kokku või need tähed kokku, siis issand on halastaja. Ma võin eksida, aga midagi siukest. Kui see on... Ja minust üks väga huvitav koht, mida ma ka alles hiljaaegu nagu avastasin, oli see, või kuulsin, et kui jüngrid, kui te mäletate, peale Jeesuse kinnivõtmist, eks ju, ristilöödmist, läksid kõik kalale tagasi, mäletate? Kõik läksid oma tööpõllule tagasi. Ja nad püüdsid kala ja nad ei saanud mitte midagi. Ja siis nad nägid Jeesust kalda peal. Ja siis keegi ütles, see on Jeesus. Ja siis ta ütles, et visake võrgud vette ja nad tõmbasid sealt välja. Ja nad tõmbasid pärast need võrgud sinna kaldale. Ja seal oli üks number sees. 153. Hämmastav. Ma kunagi olen nagu seda ennem näinud, alles nüüd aastat. 153 head kala oli sees. Ja tead, mis see 153 tähendab? Heebrea keelest need numbrid tähtedesse panna. Ma olen Elohim. Ma olen varustaja. Ma olen päästja. See on nii ilus. Kui Jumala sõna sul nagu lahti läheb, see on niivõrd ilus. Nii et kas sinul on Jeesuse nagu isiklik tundmine? Et me ei oleks need, kes loevad Jumala sõna oma mõistusega. Ja siis, kui satume raskesse või sellisesse tundmatusse olukorda, see on pühitud meie peast. Tegelikult sõna peaks olema kogu aeg relvaks meie sees. See peaks olema eluleib meie sees. Me peaksime seda sööma iga päev. Iga päev. Mida rohkem sa eluleiba sööd, seda rohkem on elu. Mida vähem sa eluleiba sööd, seda vähem elu on su sees. Mida rohkem sa sööd sõna, seda rohkem on elu sinu sees. Põhjus, miks paljud ei ole nagu elu kristlastel, nad loevad vähe sõna. Loevad vähe sõna. Aga võta jõuga aeg endale, sest usu mind, ma olen oma ajaga vahest hädas. Mul on 7 põnni kodus ja naine ei jõua kõige tegeleda. Ta praegu on kõige pisemaga nagu seotud. Ja ma pean nende väikeste eest praegu niimoodi seal ette taha neid süüa
ja tahan kuskile minna, siis läks ühel mähkudes, tahan kuskile minna, issi joonista mulle see hobune veel kiiresti ära ja siis kellelgi on vaja seal pissile ruttu, kellelgi on vaja võileib ruttu teha. Ja vahest on suhkud, me tõmmatakse lõhki. Aga teate, vahest on nagu selline tunne, et see aeg Jumalaga nagu on nagu ära tõmmatud. Aga ometi Jumal on niivõrd armuline, ta on ajanud mind öösiti üles ja ütleb, et tule ole mu osaduses. Tule ole muga koos. Ja tead, kui ma lähen öösel ärkan üles, und ei ole, kuidagi Jumala ligiolu ja olen istunud seal ja ma olen Jumala ees ja ma ei oska mitte midagi öelda, kui Jumal jälle, et siin ma olen. Teate, ma olin Afganistanis niimoodi, olin nii raskes olukorras, ma ei osanud mitte midagi muud öelda, kui siin ma olen, issand, täida mind, räägi, su sulane kuulab. Ja tead, kui ma niimoodi Jumala ees olen, siis alati Jumal hakkab rääkima mulle armastusest tema vastu, armastusest oma abikaasa vastu, oma laste vastu, teiste inimeste vastu. Ja siis ma saan aru, siis Jumal ei räägi mulle, kui valesti ma asju teen, ta räägib mulle armastusest ja siis ma näen, kui isekas ma olen. Kui isekas. Ma olen tahtnud meeldida inimestele, kui ma räägin ja jutlustan. Ma olen tahtnud meeldida, aga ma ei ole armastanud inimesi. Ma olen tahtnud rääkida seda, mis meeldib inimestele kuulata. Ja ma olen meelt parandan ja parandan teie ees ka meelt, kui ma olen seda siin teinud. Jumal, andke mulle andeks, kui ma olen tahtnud meeldida teile. Aga ma tahan armastada teid. Ja vaat see on midagi muud, mida Jumala vaim mulle nagu näidanud. Armasta mu lambaid. Toida mu lambukesi. Hoia mu lambukesi. Sööda mu lambaid. See on 3 kategooriat, tead. Sööda mu lambukesi on need tallekesed. Need on alles niisugused noorekesed. Me peame olema tundlikud, kellele mingit toitu anda. Teine asi on see, et neid tuleb hoida, neid teenida. Ja siis 3. sööda või toida mu lambaid. Need on need, kellele sa pead juba andma ramusemat toitu. Enam see piima ei anna. Teile enam ei saa piima anda, olete nõus? Teile peame juba rääkima päris sõna. Niisugust nagu rasvast rooga. Et me ei oleks need, kes harjuvad piimaga ära. Me vajame rammuset toitu. Aga tänu Jumalale, et ta ise hoolitseb selle eest, et sa kuuled täpselt seda, mida sul on vaja kuulda. Ja see sõna, mis täna on läinud, ma usun, et ma tean, et Jumal on nagu rääkinud. Ja teate, ma ütlen, et minu naine on nagu mulle mõnes mõttes eeskujuks. Ma olen ise arvanud, et ma suren ja ma olen sellises suremises ja ma olen niisuguses oma elu maha pannud. Aga teate, kui meil sündis 4. laps, siis 4. lapsega oli raske sünnitus. Ja peale seda öeldi niimoodi, äkki nagu tõmbate tagasi vaikselt. Et näete, et siin väiksed komplikatsioonid olid juba ja seda räägiti arstide poolt, seda räägiti meil lähisugulaste poolt ja mõnede kaaskristlaste poolt, et äkki te tõmbate tagasi. Ja siis ma ütlesin, et kuidas me peaksime tagasi tõmbama. On igasuguseid vahendid olemas. Ma ütlesin, andke andeks, me ei saa nagu äkki Jumal tahab lapsi anda, kuidas me siis nagu tõmbame tagasi. Olge nagu mõistlikud. Me saime siuksed nagu aga teate, me otsustasime, me alistume Jumalale. Sündis 5. oli täpselt samamoodi komplikatsioonid. Sündis 6. olid juba väga tõsised komplikatsioonid. Mu naine kaotas üle 3 liitri verd. Ta oli intensiivis. Ja ta lapiti seal kokku ja tehti, ma ei hakka peensust rääkima. Ja ta toodi tagasi. Ma olen olnud 3 korral niimoodi väikse lapsega öö otsa üksinda, vastsündinud lapsega. Naine oli intensiivis, hommikul toodi siis tagasi.
Ja 7. me panime usu välja, et ta tuleb kõige lihtsamalt, kõige paremini, ilma komplikatsioonida. Ja teate, et ta tuligi. Ise ja loomulikult. No ma ei hakka rääkima, kuidas arstid tahavad väga sekkuda nendesse asjadesse ja nii-öelda kontrollida ja eeskirjad ja nii edasi ja see on teinud väga palju kahju paljudele naistele. Aga mu Sindi käest küsiti, kas nüüd on kõik või? Kas nüüd on kõik või? Sindi ütles, et kui Jumal tahab, me saame veel lapsi. Ja ma olen temaga täiesti nõus. Kui Jumal tahab, me saame veel lapsi. Et me oleme nagu oma elu maha pannud ja me oleme saanud aru, et me Ihuvili on õnnistus Jehova käest. Ja kui sina lapsi ei saa, ma ei räägi sellepärast, et siin kõik hakkaksid sünnitama, vaid ma räägin lihtsalt oma tunnistus, et Jumal on tahtnud meile anda elu. Ja kui me oleks otsustanud kuulata peale 4, et ärge nagu rohkem tegelege sellega asjaga, siis meil ei oleks 3 imeilusat viimast last. Kõik lapsed on terved. Kõik lapsed on terved. Et teate, milline rõõm on laste keskel olla. Täna ma naudin seda. Aga kui sina ei saa, kui me ei saa praegult või sina ei saa praegult, oled juba nii vana, et see asi on juba nagu möödas, siis tead, siis Jumal ütleb, Jumal tahab anda meile vaimulikke lapsi. Kuidas on see sõna? Nuttes me külvame, aga hõisates kanname neid vihke. Ja see lapse ootuse aeg, lapse saamise aeg, see ei ole kerge. Iiveldused, seal paha olla ja ma ütlesin naisele, kui ma saaks, ma oksendaks ise sinu eest pool ajast. Aga teate, naine ütles niimoodi, peale kõiki seda aega ja seda valu, mis seal nagu sünnitusel oli ja kõik sealt, ütles, et see kõik on seda väärt. Kui ma vaatan neid lapsi, see kõik on seda väärt. See on nii tühine selle kõrval. Et kui Jumal tahab anda meile ka vaimulikke lapsi, siis meie asi on olla valmis kandma neid enda sees. Ka vaimulikud. Kedagi, nii nagu Paulus ütles, et ma olen sünnitanud, kelle ta seal vanglas sünnitas. Vist oli Timoteus äkki. Ta sünnitas. Et Jumal tahab, et me oleksime valmis nii-öelda kandma Jumala seemet enda sees. Et nii nagu Jesaja 55 ütleb, et ta annab meile leiba toiduks ja seemet külviks. Et me oleksime need, kes ka külvavad teiste eludesse. Et me oleksime täis elusõnu. Et me oleksime valmis kannatama inimeste pärast. Nägema neid Jumala silmade läbi. Absoluutselt kõik. Ka neid, kes on võib-olla meile inimlikus mõttes lootusetud. Mina olen üks näide, kelle peale vaadati, et lootusetu juhtum, lootusetu vend. Aga siin ma olen. Ma olen täiesti oma elu pühendanud Jeesusele. Ja ma olen saanud sellise rõõmu ja sellise rahu, mida keegi mult ära võtta enam ei saa. Ma olen läinud sellistest koolidest läbi ja ma olen tänan Jumalat nende eest, et need on rasked, valusad, ebameeldivad. Aga need on ehitanud mu usku. Need on ehitanud mu usku ja pannud kogu lootusi Jeesuse peale. Et tema on ustav. Et me oleksime need, kes kannavad vilja. Et Jeesus oleks meie elu kõige keskmes. Sellepärast, armsad, kuulake hästi tähelepanelikult. Jumal on tõotanud meile tasu. Ja tasu on taevas. See elu on nii üürike, see on nii lühike siin maa peal. Ja sellepärast ongi, et pangem oma elu maha ja laskem Jumala sõna nagu mõõgana enda seest läbi käia. Ja las püha vaim ilmutab pattu tee sees.
kui seal on pattu. Ja Jumal, kui ta ilmutab pühavaimu läbi pattu sinu sees, siis mitte selleks, et sind hukka mõista, vaid ainult selleks, et sind õigeks teha. Et sind vabastada sellest. Kes on sündinud Jumalast, ei tee enam pattu. Et sa hülgaksid igasuguse isekuse, patumeelsuse, mingi lihalikud mõtteviisid, isekuse. See on see ainuke peamine juur. Sa hülgaksid selle ja laseksid Kristus enda sisse. Ja kui sa seda teed, siis sa näed, kuidas su elu hakkab vilja kandma. Ja sinu elu on täis tunnistusi, et Jumal on ustav, ta on ustav, ta on ustav, ta on ustav, ta on ustav. Ma palun, et me tõuseksime püsti. Kallis Jeesus, ma palun igaühe ees, kes siin on, et sinu tõevaim võiks meist läbi käia, meid läbistada, issand, terava mõõgana, valgusena ja aita meil alistuda sulle. Aita meil maha panna igasugune meist takerduv patt, et me parandaksime meelt ja teeksime oma asjad korda sinu ees. Issand, kui meie elu praegu pandakse avalikult ekraanile, kui see toodaks avalikkuse ette, kõik meie elu pisiasjad, et me ei tunneks piinlikkust, et meil ei oleks häbi, et ei nähtaks meie alasti olekut. Ma palun, issand, et igasugune patt, mis kuskil hingitseb kellegi millegi sees, ükskõik millisena, ja sina tead issand kõige paremini. Sina oled meie südamet uurija ja sa katsud läbi kõik meie neerud. Ja sina tunned paremini meid kui keegi muu. Seepärast ma palun, issand, et sa oma halastuse, oma armu ja armastusega valgustaksid meid igat ühte ja tooksid meid issand meeleparandusele ja juhataksid meid issand tõe sisse, kus me saaksime vabaks ja terveks. Ja siin on hingeavaga inimesi, issand, siin on valudes inimesi, siin on kahtlejad, siin on võitlejaid. Aga issand, me teame, et sinus me suudame kõik. Aita maha panna patt, issand. Nii et me võiksime jõuda sinna sinu abiga, koos sinuga, kus me oleme uuesti sündinud ja saatan ei saa mitte midagi meist. Et tal ei ole õigust ega maad meie eludes. Ja pühitse meid, issand, tões ja sinu tundmises. Et me tunneksime sind, Jeesus, isiklikult, paremini, lähedasemalt kui kunagi varem, issand. Jeesus, et me tunneksime sind. Jeesus, et me tunneksime sind. Ma palun, issand, et sinu tundmine tuleks esile. Sinu kartus tuleks esile. Issand, et me väriseksime sinu sõna ees. Et me võtaksime igat sinu sõna kui tõena. Ja kui me ei mõista seda, siis palun valgusta, ilmuta meile. Et me ei oleks need vastuvaidlejad oma mõistuse poolest, issand. Vaid alistuksime sinu sõnale. Et see võiks meie üle praegult kohut mõista ja meid vabaks teha. Patu meelevallast. Ja tõmba meid välja. Tõmba meid välja, issand. Igasugusest pimedusest. Ja Jeesuse nimel, issand, ma näen paljudel on need nagu nooled sees, mida vaenlane on lasknud. Mingid valud, ebakindlused, mingid sidumised. Jeesuse Kristuse nimel. Olgu need viljatud ja kaotagu need mõju, langenud need maha just nüüd ja praegult. Saagu mõtted selgeks, saagu süda vabaks, saagu hing terveks Jeesuse Kristuse nimel. Ja tule ja halasta, issand, ja pese meid oma sõnaveega, sõnaga, issand, pese meid oma sõnaga.
puhasta meid. Pane meie jalad kalju peale, issand. Anna meile kõrvad, et me kuuleksime. Anna meile silmad, et me näeksime, issand. Et me ei oleks Laodikeia kogudus, issand. Et me ei oleks selles kategoorias, issand. Kus sina oled välja jäetud. Meil on Jumala teenistused, aga sind ei ole seal keskel. Jeesus, ole meie keskel. Ole meie keskel, Jeesus. Meie päästja, meie kuningas, meie issand, meie lunastaja, meie tervendaja. Tänu sulle, Jeesus, sinu ristitöö eest, sinu vere eest, mille sa valasid, selle ohvri eest, mille sa tõid. Jeesus, me täname sind selle eest. Aitäh sulle, issand, et sa õnnistad oma rahvast, et sa juhatad meid püha vaimu läbi tõe sisse. Ja see on sinus, issand. Ja me teame, et kui tõde meist läbi käib ja me tõe sisse saame, siis see teeb meid vabaks ja puhtaks ja terveks. See toob meid enneolematusse hingamisse, rõõmu, issand. Ja me oleme võimelised, issand, sinuga koos kandma neid koormeid, mille sa oled määranud meile. Ja aita meil kanda inimesi, issand. Kanda inimesi, issand, kes vajavad tuge, issand. Et me oleksime see rahvas siin praegult, kes on valmis välja minema, issand, tegemaks sinu tegusid. Täida meid, issand, oma püha vaimuga ja tulega veelgi rohkem. Põleta ära kõik aganad meie sees. Ja ma palun Jeesuse Kristuse nimel, et need annid, mille sa oled tõotunud, issand, töötaksid, toimiksid, tegutseksid meie südametes ja meeltes ja meie vaimus. Tänu sulle, issand. Tänu sulle, Jeesus. Kõige hea eest, mida sa oled teinud ja tegemas. Ja tõmba meid välja sõnakuulmatusest. Tõmba meid välja võib-olla mammuna ihaldamisest. Tõmba meid välja oma arvamustest. Tõmba meid välja andestamatusest. Tõmba meid välja nendest. Jeesus, ma tänan sind. Kõik, kes siin on, saavad õnnistatud. Saavad olema täidetud. Kes kuulavad ka seda salvestust, saavad puudutatud, issand. Ja see on sinu pühavaimu töö. Halleluja. Mitte vähega võimu läbi, vaid ainult sinu vaimu läbi, issand. Ma tänan sind, issand, selle aja eest. Tänan sind, issand, iga ühe eest. Palun seda ja me palume seda sinu nimel. Ja mul lihtsalt tuleb üles. Teeme koos meie isa palve. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sünnigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Amen. Yes. Tänu Jumalale. Paneme edasi. Jumalaga koos.